millist eelarvet on sul vaja Amazonis alustamiseks või oma järgmise toote turule toomiseks ja kuhu see eelarve läheb, et mille peale ta siis kulub, kuidas ta jaatub. Ja kui sul on olemas näiteks fikseeritud või teatud summa eelarvet, mida sa oled valmis Amazoni panema, näiteks 10 000 eurot, siis kui suured on realistlikud turuvõimalused, mille järgi sa saad selle eelarvega minna niimoodi, et sa ennast lõhki ei tõmba. Mina olen Mihkel Moosel, olen Amazonis müünud 7 aastat, selle aja jooksul olen koos meeskonnaga turule toonud üle 150 toote edukalt, lanseerinud ja üles ehitanud 3 Amazoni miljonikontot ja teinud üle $25 miljoni Amazoni käivet. Kui sulle meeldib Amazoni sisu ja see, mida me teeme, siis pane videole kindlasti ka like, pane subscribe. Jeff Bezos ütles, et kui sa seda teed, siis saadab sind järgmised 5 aastat Amazoni müügi edu, nii et like ja subscribe. Hakkame pihta. Siin oleme siis meie loodud sellises lihtsas eelarvestamise tööriistas, mis aitab sul natukene paremini planeerida vastavalt oma eelarvele ja erinevatele toodete hinnapunktidele, käibepotentsiaalidele, oma siis turule tuleku strateegiat ja lanseerimise eelarvet. Nüüd selle tabeli kasutamise eeltingimus on loomulikult see, et sa oskad luua Amazoni kontot, sa oskad seda hallata, sa oskad tootelehti luua, neid heal tasemel optimeerida ja sa oskad ka tooteid lanseerida, panen siia checkmarki sisse. Kui sa seda ei oska, siis tõenäoliselt võib see eelarve minna palju suuremaks, sest et paratamatult sa teed vigu, millest sa ise võib-olla arugi ei saa, et need vead on ja paned niimoodi mõnes mõttes tikuga raha põlema. Aga vaatame siis lähemalt. Oletame, et ma soovin tuua turule ühe toote, ehk siis ma olen teinud turu-uuringu, tooteotsingu ja mul on üks $25 toode, mis siis keskmiselt võiks müüa umbes 10 tükki päevas, et siis selle kuu käive on circa 7500 ühikut või dollarit kuus, 300 ühikut kokku toodet, siis aasta käive on $91 000. Kasumimarginaaliks jätsin ma siin teadlikult 17,5%. Enamus Amazoni müüjate netomarginaal ongi tegelikkuses 15–20%. Sa kindlasti ole kuulnud müüjad, kes ütlevad, et nemad ei vaatagi tooteid alla 30–35% ja selles on ka tibaka tõtt sees, aga nad räägivad brutomarginaalist. Sinul on eelarvestamise jaoks tegelikult vaja maha võtta sellest marginaalist veel maksud reklaamide kulud, igasugused promod, igasugused toodete tagastused, mida on ka 1–5% kogu sinu müügi tegevusest ja niimoodi jääbki sul alles kuskil 15–20% netomarginaali siis Amazoni pealt ja seda me siin ka arvutuses kasutame. Ehk siis kasumi absoluutnumbriks sellise tingimuste juures jääb esimesel aastal $15 962. Nüüd, kuidas arvutada välja, millist eelarvet on mul vaja umbkaudselt, et jõuda sellise käibe ja sellise kasumini. Vahetan siin allpool tabelis ära müüginumbri, 24,99 toote hind, kõik muud kriteeriumid jäävad samaks ja näen siis tabeli arvutuse all, et mul on vaja kuskil $13 869, et ütleme siis $14 000 on mul vaja selle jaoks, et tuua sellise potentsiaaliga toode turule, mis suudab teha kuus kuskil $7500 käivet ja aastas niimoodi $16 000 kasumit. Kuhu siis see raha läheb ja milliste kuludega ma peaksin alustades arvestama? Esiteks, cost of doing business, ehk siis kulud, mida sul on vaja igal juhul teha, et Amazonis müüa. Esimene on trademark, mis on siis umbes $1000–1200. Loomulikult sul on võimalik alustada ka ilma trademarkita Amazonis müümis, lihtsalt see on niivõrd palju raskem. Miks trademark on oluline, on sellepärast, et kui sa registreerid trademarki Amazon Brand Registris, siis sulle avanevad mitmed erinevad turunduspinnad, mida sul muidu ei ole, näiteks A+ sisu. Lisaks on sul võimalik saada ka review'sid, esimesed 30 review'd Amazon Wine programmist ja neid saab ainult siis, kui sa oled registreeritud Amazon Brand Registrisse. Edasi, raamatupidamisteenuse raamatupidamiskulu. Loomulikult seda sul ilmselt ei teki seni, kuni sa müüki ei tee või sul on võimalik selle pealt ka kokku hoida, tehes näiteks ise esialgu raamatupidamist. Teiseks, Amazoni platvormitasu, circa $40 kuus. Samuti seda sul esialgu ei teki, kuni sa kontot loonud ei ole ja tooteid müüma hakanud veel ei ole. Aga nüüd tarkvara Helium 10 on tööriist, mida sul on vaja kohe algusest peale. Selleks, et teha turu-uuringut, selleks, et teha konkurentsianalüüsi, selleks, et teha SEO-d, selleks, et teha makstud reklaamide põhjasid, pindasid ja ette valmistada lanseerimiseks. See on siis circa $97 kuus. Seda on võimalik alla tuua näiteks $87 peale kuus, kasutades erinevat kupongikoode. Ühe kupongikoodi ma võin sulle panna siia samasse videolinki ka, et kasuta seda, saad ühe aasta 10% vähemalt sellelt alla.
sul on vaja tellida tootenäidiseid, mis on ühekordne kulu iga toote kohta, ehk siis sul on vaja võrrelda erinevate tehaste tootjate kvaliteeti enne, kui sa teed tellimuse. Sul on vaja teha inspekteerimise kulu, ehk siis kui tooted saavad valmis, sul on vaja kontrollida, kas tootja, kas tehas tegi tegelikult ka päriselt nii hea toote, nagu ta sulle algselt lubas ja kas kõik on kokkuleppepärane ja korrektne ja õige. Ja sellest kindlasti ei maksa mööda vaadata, et see võib väga kallilt lõppeda, kui sa seda kulutust ei tee. Ja viimaks, sul on vaja teha üks korralik tooteleht. Tooteleht läheb maksma vahemikus $1000 kuni $1500, et seda hästi teha. See raha kulub piltide alla, disainide alla, copywriting, Q&A sektsioonide tellimine, lisaks võib-olla mõne video tellimine, user generated content siis on ju, et seda kulukust saab natukene mängida $1000 kuni $1500 vahel. Võtame nüüd näiteks need ühekordsed kulud kokku selleks, et alustada ja teha oma esimest toodet, siis ma näen siit, et $1200 pluss 2100, mul on vaja $3300 selleks, et alustada Amazoni projektiga nullist, et midagigi käima saada ühekordsetest kuludest. Loomulikult trademarki ma teisel, kolmandal, neljandal tootel enam uuesti ei tee, aga kõik need tootenäidised, inspekteerimised, listingud ma pean ikkagi uuesti tegema. Nüüd oletame, et ma saan siit natukene igalt poolt alla, et ma teen tootelehe natukene säästlikumalt, et ma saan tootenäidised näiteks või inspekteerimise tehtud $200 eest ja võib-olla ka trademargi saan teha hoopis $1000 eest, siis endiselt on mul vaja $2500 teha kohe sükene investeering, mis siis aitaks mul käima saada esimest Amazoni toodet. Nüüd alles jäänud eelarve sa võiksid jaotada niimoodi, et 50% läheb sul esimese toote tellimuseks ja teine 50% läheb sul siis lansseerimiskuludeks ja järgmise tootepartii sisseostumakseks ehk siis sinu reservkapitaliks järgmise tellimuse jaoks. Nüüd, kui me vaatame neid kulusid sellise käibe tegemiseks, siis on tegelikult juba 14 000 pluss $2500. Ja kui me vaatame näiteks oma eelarve võimalust, ütleme, et see on $10 000 ja me tahame müüa toodet 24,99 eest, siis siit me võtame maha selle alustuskulu 2500, et siis tegelikult 7500 ja me näeme, et see toode, millega me saame sellise hinnapunkti juures alustada, see käibe siht, mida me sihime, on kuskil $4500. Miks see on oluline? See on sinu jaoks hästi hea sisend selle jaoks, et sul ei ole mõtet hakata isegi vaatama tooteid tegelikult, mis teevad 10 või 20 või 30 000 käivet, kui sinu alustamise eelarve on $10 000, vaid sa peaksidki teadlikult vaatama tooteid kuni 5000 keskmise kuukäibe vahemikus, sest see on see nišš, see on see konkurents, kus sa suudad esiteks mõistlikult ja hästi konkureerida ja teiseks luua olukorra, kus sul ei saa kaup otsa ja Amazoni algoritm siis autostocki eest ka ei karista. Nüüd ükski template ja selline arvutustabel ei ole ideaalselt sobiv igasuguse toote jaoks. Võib-olla sinul on natuke teistsugused tingimused, võib-olla sinu toodet saab tuua väga kiiresti üle ookeani, näiteks lennukitranspordiga, mitte laevatranspordiga. Sellisel juhul on ju näiteks võib-olla sul on vaja ainult 2 kuu eelarvet korraga sisse panna esimese tellimuse jaoks ja nüüd on sinu siis vajalik eelarve 10 500 pluss 2500 ehk $13 000, mitte $16 500. Võib-olla oled sa Eesti ettevõte, kes viib üldse kaupa Eestist Saksamaale ja see tarneaegsid või see logistikaaegsid on ainult ju 5 kuni 7 päeva Eestist Amazoni laoni, siis sellisel juhul sul on võib-olla ainult 1 kuu laovaru korraga vaja Amazoni sisse saata ja sellisel juhul kogu eelarve kokku tegelikult on alla $10 000, et sellise käibepotentsiaali, et sellise kasumipotentsiaaliga toodet turule tuua ja ära teha. Ja samuti, kui sa lähed just nõrgema konkurentsiga turgudele või su toode on väga hästi eristuv, su lansseerimise eelarve ei pruugi üldsegi mitte nii suur olla, aga lihtsalt selleks, et olla kindel, et olla pigem konservatiivne ja turvaline, siis selle jaoks oleme arvutusse vähemalt sellised numbrid praegult sisse pannud. Nüüd teeme mõne huvitava arvutuse veel läbi. Esiteks oletame, et sul on väga suur eelarve, millega alustada. Näiteks ütleme, et see on $20 000. Siit loomulikult võtame siis 2500 maha listingu ja esmase trademarki tegemise kulu jaoks ja me näeme, et see kuukäive, mida me saame sihtida, on siis kas ühe toote kohta 10 500, sükene $11 000 või siis kui me teeme 2 toodet, siis võib-olla siuke 5, 5,5, $6000 on üks toode või siis 3 toodet, mis teevad kuskil $3, 4000 kuus, et ma saan oma portfelli niimoodi jaotada ja natukene targemalt juba ehitama hakata. Vastupidi, kui ma näiteks vaatan, et mu eelarve on väga väike, $5000, siis
Siit loomulikult ma pean jälle mingid kulud maha võtma, cost of doing business on ju, ja siis ma näen, et tegelikult see kuukäive, mida ma saan sihtida oma esimesel tootel, ongi ainult sihuke 1500, võib-olla tegelikult isegi $2500, sest siin enam nii palju ilmselt esimese toote tellimuse alla võib-olla ei ole vaja panna, et piisab ka näiteks 2 kuust, et siis võiks olla kuukäivega sihuke 2000, võib-olla 2500, mida sihtida, et aga paraku siit kõrgemale kindlasti minna ei saa. Teise arvutusena vaatame näiteks, kui me sihime hoopis kõrgemat toote hinda, et võib-olla ühikuid seal nii palju nišis ei müüda, aga toote hind on kõrgem. Näiteks me sihime toodet, mis teeb 40, mille hind on 49,99. Neid läheb ka päevas 10 tükki, antud hinnaga tooted on meil siis 1. Tähendab, et esimesel aastal me võiksime teha näiteks $182,000 käivet, 30 000 kasumit ja vajalik eelarve selle jaoks meil oleks $27,000 ehk siis tegelikult päris palju. Nüüd, kui me võtame natukene tagasihoidlikuma käibe siin, et 200 ühikut läheb kuus, ehk siis siin paneme 7,5 ühikut päevas, siis me võiksime teenida esimesel aastal, nagu siit tabelist näha, $23,000 kasumit, üle 100 000 teha käivet ja meie launch eelarve siis tegelikult peaks kokku olemagi umbes $20,000. Nüüd lõpetuseks on mul sulle 2 head uudist ja 1 halb uudis. Halb uudis on see, et tõepoolest Amazoni ettevõtlus ongi natuke kallim ettevõtlusvorm, millega alustada, et sul on vaja $50,000–20,000, et reaalselt alustada. See raha läheb siis su kauba alla, ühekordsete turunduskulude alla ja loomulikult ka lansseerimiskulutuste alla, et sellest lihtsalt ei saa üle ega ümber kuidagi pidi. Ja esimene hea uudis on, et selliste tööriistadega ja läbimõeldud strateegiaga on sul võimalik alustada endale jõukohase turuga niimoodi, et sa ei tõmba ennast kuidagi pidi lõhki. Ja teine hea uudis on see, et kui sa tegelikult saad oma toote käima, siis on sul päris mitu erinevat võimalust, kuidas seda toote kasvu rahastada. Näiteks sa saad läbi rääkida oma tootjatega paremaid maksetingimusi, kus sul tekib nii-öelda tasuta laen kohe tootja kulult. Näiteks on sul võimalik võtta laenu kas siis erinevalt institutsioonidelt või sõpradelt juba toimiva toote peale, sest et tegelikult mida sa teed on see, et sa ostad lihtsalt laovaru toimivale tootele, et sa ei hakka enam nullist ideed testima ja see on päris turvaline investeering on ju. Ja kolmandaks, kui see toode juba töötab ja toob kasumit sisse, siis sa saad tegelikult hakata vaikselt seda kasumit, mis sul tekib, reinvesteerima oma uue toote lansseerimiseks ja turule toomiseks. Kui sulle meeldis see sisu, sulle meeldis see video, sind huvitavad Amazoni teemad ja tahad veel rohkem selliseid teemasid näha, siis pane meile like, pane meile subscribe ja ole meie tegemistega kursis. Kui sa tahad endale ka seda sama eelarvestamise tööriista, et enda eelarvet läbi mängida, siis siia video alla ma panin ka lingi, kus sul on võimalik endale alla tõmmata ja enda arvutused siis enda jaoks läbi teha. Mõnusat päeva sulle ja turvalist ja müükide rohket Amazoni teekonda. Tšau!